nii, pargin siia ära. Ja teeks siis ühe video. Ja see video vist taotlus või selline kokkuvõtlik lause võiks olla, et kõik on hästi. Et kuna ma ise ei osanud oma eluga selles kohas, kus ma olin justkui nagu kännutaga kinni aastaid edasi minna, siis nii nagu ma eelmine video siis ütlesin, et minu sees on justkui kutse olla teenistuses. Ja ma nagu mõistsin seda, et kui ma selle lause ütlen, siis ega ma ei tea, kuhu elu viib. Ma lihtsalt teadsin seda, et ma olen valmis muutuseks. Ja nüüd nädal aega 2 või 3 hiljem, siis olen jõudnud kohta, kus ma oma naisele pidin ütlema, et ma soovin lepingu lõpetada. Ehk siis meie ühisabielu leping. Selles olukorras juba siis elus teist korda, kus elu kuulates ja usaldades siis midagi sarnast kogenud, mis ma siis selle käigus nägin, on see, et mida ma ehk ennem ei näinud, on see, et elu võib olla täis ootamatus. Ja asjad, mis võib-olla täna minus iseenesestmõistetavad, homme võib-olla enam ei ole. Et näha seda pere koos toimimas.
ärgata koos oma pisikeste tegelastega. Teha võib-olla videosid koos. Ja salvestada neid hetki, mis on olnud. Sest kui Maru sündis, ega ma ei võiks öelda, et ma laisk olin, kuid vist lihtsalt ei osanud võib-olla see, et väärtustada neid hetki, mis nagu talletuvad ja pärast kunagi aastaid hiljem on võimalik neid vaadata. Sest võib-olla homme ei ole võimalik enam seda videot teha mingil põhjusel. Et mida ma siis nagu ehk öelda soovin, et mida, mis märkmed siia logiraamatusse on, siis on see, et selles olukorras ma hakkan kuulma igasuguseid stsenaariume ja lugusid enda peas. Sest ega meil ju mingit tüli ei olnud ja mingisugust lahkarmust ka ei olnud, see tuli põhimõtteliselt lihtsalt hakkas mingi nädal aega või mõned päevad hakkas sees keerlema ja ta keerleb nii kiiresti, et lihtsalt sa saad aru, et siin nagu täis, aeg on täis, et on aeg nagu hakkasid lihtsalt tuba koristama, sa ei teagi, miks hakkad lihtsalt koristama, tuleb signaal, hakka koristama. Hakkasin koristama, kõike vanu asju ära viia, oli esimesel nädalal, teisel nädalal tuleb siis nagu selline sisetunne, et midagi muutumas ja kolmandal nädalal siis tekkis mõistmine, et see ühine nagu õpe järelikult on nagu siis valmis saanud või nagu tehtud. Ja siis on see koht, et kas ma nüüd seda usaldan, et kas ma julgen selle sammu astuda, mis minu ette nagu on just kui see uks lahti läinud. Sest ta ju lööb muutuma kõik asjad, on need elukohad, on need mingid jagamised, liikumiste ja laste suhtes, et koos asju teha. Ja neid lugusid nendest tagajärgedest, kui inimesed laiali lähevad, neid on ju meil ju maailm iga nurga pealt nagu võtta, kuidas inimesed omavahel pärast ei saa läbi ja nii edasi, kes varastab lapsi ja ma ei tea, mida veel. Ja mis juhtub on see, et kuna need lood on meil mõneti nagu naha vahel võib-olla meie siin kogetud elust, siis pea tahab hakata mingeid asju nagu üles nagu lükkama. Sest pea üritab teha selle protsessi ju maksimaalselt ohutuks ja turvaliseks niimoodi, et ta üritab ellu jääda, sest elukoht on järsku, mis on muutuses ja nii edasi. Ja siis, kui ma nüüd olen liigelnud, siis ma olen aru saanud, et see eelmine video, mis ma tegin, on nagu hädavajalikult nagu praeguses olukorras, et ma neid juhiseid jätsin juba eelmises videos endale, et kuula. Ja ma olen aru saanud, et siin kohas ongi mul kõige tähtsam tuua tähelepanu enda sisse tagasi täiesti ja kuulata kõiki neid lihtsalt mitte isegi kuulata, vaid panna tähele siis neid tekste, mis peas käivad, lihtsalt jälgida neid, kuidas nad tulevad, lähevad ja mitte reageerida. Ja siis, kui ma siia sõitsin, miks ma selle kaamera üldse käima panin, on
sellepärast, et osad mõtted nendest on päris jämedad või nagu sellised, nad võivad väga selliseks inetuks eskaleeruda. Ja siis ma sain aru, et igal mõttel on sagedus. Sest kui ma siia sõitsin, ma tulin ühte, kuna ma siis võib-olla pean leidma endale teise elukoha ja siis mingit küttesüsteemi on vaja ehitada. Ma olin siia mingit radikaid praegu kätte saama ja ma hakkasin siia tulema, kuna ma hommikul sain siit ühe radika kätte, millega läksin koju, siis vaatasin, et see ikka ei sobi, nüüd tulin tagasi, mulle ette helistasid, et tulin. Aga poole tee peal tuli meelde, et mul olid kinnitused maha, mida ma sain siit teise elu kaasa. Ja ma tegin lahti, mõtlesin, siin on 2 varianti, et kas pohhu, et lähme vahetan ringi ja on asi tehtud. Või siis mõtlesin, et see on ikka sellisest, pole vastutustunne, inglise keeles oli mingi huvitav sõna selle jaoks, mis mul enne oli meeles, aga see on selline austus teise inimese vastu. Et sõitsin koju, oli valik B, ehk siis sõita koju, võtta kinnitused, aga see tähendas minu jaoks mingi ring ja siia tagasi tulla. Aga et iga samm, mida ma elus teen, oleks läbi sellise au tehtud või sellise nagu endaga kooskõlas tehtud. Ja siis läksin, võtsin need kinnitused, nüüd ma jõudsin tagasi ja poole tee peal siin kuulasin neid tekste peas ja siis ma sain aru, et ongi, et igal ühel on sagedus. Ja osad on madalsageduslikud, mis on nagu allakäigu trepp läheb, et ta hakkab viima nagu ongi inetuks asja. Sest üks halb mõte viib teise halva mõtteni ja siis lõpuks neil on selline terve kogukond, milles ja kui sinna samastud ka veel selle tekstiga, mis peas on, siis see viib nagu väga hirmsaks minna. Või siis ma lihtsalt kuulen ja selle tähelepanu käigus, mida ma siis lihtsalt hoian, kuulen ka Jumala juhiseid. Sest ega Jumala juhised või looja juhised ei ole halvad. Seal ei ole ühtegi halba kavatsus. Ja ma tean seda, et isegi kui see samm tundub praegu täiesti absurdne, siis on siin suurepärane lõpptulemus. Lihtsalt minul peab olema usaldust ja kohalolekut olla teenistuja. Ma saan aru, et see võib kõlada täiesti absurdselt, et nagu mida sa teed. Kuid mina ei tea, kuhu elu tahab mind juhatada ja ma ei tea, mis plaanid on elul minuga. Lihtsalt kramplikult hoida vanast ja tuttavast sellepärast kinni, et see on soe, tuttav ja mugav. See ei ole lihtsalt mulle nagu oma. Et seal ma hääbun ja seal ma lihtsalt nagu hangun või minu see sära sureb ära lihtsalt. Et ma suudan olla suurepärane pereisa ja ka mõistev ja selline kaasamõtlev elukaaslane, kuid minu enda elusade hääbub seal. Ja sellest ka siis otsus kuulata elu ja siis vaadata, kuhu elu viib. Et jah, et kes mingit sarnast asja või hetke oma elus kogeb, et ükspuha siis mingi töökoja vahetus või lemmiklooma kaotus või perekonnasüsteemis mingi muutus, siis kuula Ott Leplandi lugu, et kuula su südamen on hääl. Et need kurvad hetked muutuvad ka, et nendesse ei kao ära selles mõttes, et need on ka omamoodi ilusad. Sa nutad, aga sa nutad sellepärast, et sa näed seda ilu. Sa näed seda ilu, mida võib-olla muidu poleks kunagi näinud, et võib-olla poleks kunagi osanud hinnata seda, kuidas ma seda väikest sõpra, ma arvan, 5 kuulin.
käes hoiad. Et eks ma olen enne näinud, kuidas ta naeratab. Või kuidas ta kogu aeg naeratab mulle. Võtsin ma. Nüüd on salvestatud hetki oma süsteemi. Sest võib-olla homme ei ole koos. Ma sain aru, et nii on iga asjaga siin elus. Kuidas elada nii, et sa elad ja sured justkui samal päeval. Ja oled tänulik selle eest, et oled saanud olla. Et mõistan, et võiks ju rääkida, et see simulatsioon ja kõik. Kuid see simulatsioon võib väga ilus olla. Meeldis. Jah. Et praegu siis niimoodi vaatame, kuhu see elu juhatab ja võtame oma selle radiaatori siit ära ja tšeki kui mina. Külm vere veel. Üks taipamine on mul veel. Ei tea. Sellest ma juba räägin järgmine kord. Järgmine kord räägin sellest. Vaatame. Eelmine kord, kui ma seda sellist muutust tegin. Nüüd 5 aastat hiljem on mul 2 imetoredat poega. Väga suur elukogemus. Nüüd siis 5 aastat hiljem. Ja väga tore naine või siis eks-naine. Väga tore inimene siis või kaaslane, kes on mul näidanud väga erinevaid külgi elust mulle. Et ilma selleta minus ei oleks neid omadusi, mis mul on praegu. Et kas või siis jagada seda, mis parajasti elus toimub. Ja võib-olla selles olukorras muidu ma oleks täitsa kadunud mees kusagile, ei tea, oma mõtete sügavustesse. Praegu ma suudan olla olemas iseenda jaoks ja kõigi teiste jaoks samamoodi ja selle olukorra enda jaoks. Ja samas on minu sees rahu ja tänulikkus kogu aeg. Et elu ise toob neist paremad küljed välja ja siis vaatame. Igal juhul aitäh tähelepanu eest ja eks ma siis jälle vahest annan märku, kui